tahate kohe filmi võtta? Kuna see on saareke siin, keset hirmsat urbanistlikku teed, siis ma tõin siia seemneid, et istutada juurde puid. Nii et Euroopa võib heaga anda meile tagasi 9 miljardit, mis on nii-öelda Kreeka abistamise tähe all läinud Saksa ja muudele suurtele pankadele. Sellest 9 miljardist võib kohe julgelt 4 tagasi anda. Õigemini vahetada Eesti veksliteks. Ja siis me saame väga hästi hakkama. Sooma-ugrilased kõik koos. Minu nimi on Almar Glušek. Ma olen enda ülesandeks võtnud Eestimaa paljaks varastamise vastu võidelda. Aga siia tuleb saarek ja siia tuleb igasuguseid muid puid. Sest roheline on ju. Tuleb kasvama panna kõik. Mis te sellest arvate, et ütleme, et see puu on nagu ettekääne selleks, et inimestest üle sõita? Et see puu maha võtta, see on nagu ettekääne, et teha inimestele ka liiga? No ega ikka ei sõida keegi inimestest üle. Kui see puu oleks kasvanud keset seda asfaltteed, siis ma kujutan ette, et mõni rekka oleks võid üle sõita nendest inimestest, kes kaitsevad. Aga see on ju loodus. Meie oleme ju loodusrahvas, soome-ugrilased, kõik. Ja meil on nagu mõistus peas erinevalt impeeriumi rahvastest, kes tarbivad, ütleme, ameeriklased tarbivad 9 korda rohkem kui üks normaalne keskmine maakera elanik. Euroopas keskmiselt tarbitakse 5 korda rohkem. Eesti hakkab ka juba sinnapoole jõudma. Eestis ja Venemaal näiteks tarbitakse 2,5 korda rohkem kui on normaalne. Et üldse mõnekümne aasta jooksul jääks maakera ellu. No, see on selline tinghektarite arvestus. Mõned on sellesse süvenenud, aga enamus võib-olla ei ole. Et sellise suhtumisega nagu oli Barack Obamal ja endistel Ameerika presidentidel, mul ei ole kohale jõudnud, mis on praegused presidendid, impeeriumi suhtumisega, et meie heaolu me ei anna kellelegi ära. See tuleb ju kõik selle 6 miljardi arvel, see 1 miljardi heaolu. Nii et, aga meie peame Eestis alustama millestki väikesest, mis juba kasvab ja mitte vähe aastaid ja mitte vähe aastakümneid. Ja teine selline koht on Reidi tee, kus tahetakse ka võtta põlispuid maha. Aga viimsilased võivad enda autod rahulikult liisingusse tagasi anda ja ma arvan, et me kuidagi kodanikuühiskonnaga paneme sellele linnavalitsusele ja riigivalitsusele mõistuse pähe, ükskõik kas nad on nüüd reformikad või Keskerakonnad või kuidas nad ennast poliitilisel skaalal positsioneerivad, see ei olegi nii väga oluline. Sellepärast, et see positsioneering, mida nad nagu toovad ettekäändeks, see on tegelikult laenatud ka impeeriumitelt. Et me peame kohaliku kogukonna põhiselt elama. Et see on ainuke pääsetee meil väikerahvastel. Ja ausalt öeldes, ega suurtel rahvastel ei ole ka mingit pääsu, kui nad ei võta meist eeskuju. Nii et sotid selgeks, andke oma raha tagasi, mis te olete saanud, poliitikud ma mõtlen. Andke oma raha tagasi Euroopasse, Ameerikasse, ma ei tea, Venemaale võib-olla, mis te olete saanud, aga Euroopaga on meil rehnung selge, eks. See on meie raha, ei ole mõtet teha sellist nägu, nagu see oleks mingisugune Aekomi raha või Deutsche Bahni raha, eks ju, mis tuleb ette maksuna selle Rail Balticu eest. Ja Rail Baltic on ju, see on nagu, kui Molotovi-Ribbentropi pakt oli lihtsalt paberil ja siiamaani mängiti ping-pongi, et kas on nagu Saksa või Ameerika mõjusfääris Eesti ja teised väiksed riigid, nagu Balti riigid, eks. Või Vene impeeriumi mõjusfääris, siis kui tehakse selline betoon, siis siin ei ole nagu minu jaoks ei ole mingit kahtlust ja väga paljude normaalsete inimeste jaoks ei ole mingit kahtlust, et sellega lihtsalt tahetakse pooleks lõigata, et ei oleks mingit probleemi, et kas
20 aasta pärast on Vene mõjusfääris või on Saksa mõjusfääris Baltikum. Lihtsalt tehakse pooleks ja niimoodi on. Ja ausalt öeldes ega impeeriumit ei huvita. Üks väike miljoniline rahvas või kas või 100 inimese rahvas, siin soome-ugrilased, kes on Läänemere ääres, Peterburi kandis, seal on nagu hakanud juba täiesti välja surema. Liivlased vastupidi on kusagil lätlaste tiiva all, hakkavad uuesti pead tõstma, hakkavad ennast identifitseerima liivlastena. Ja noh, kurb on see, et kui eestlasi on peaaegu miljon, et see võtab aega, aga ma arvan, et need inimesed saavad aru, et kes nad on ja miks nad siin on ja mis on nende eesmärk. Mitte ei haara kusagilt üle ookeani mitmesaja miljoni ühiskultuuri, mis tegelikult ei olegi kultuur, mis on mitte midagi. Sellega sa ei saa ennast identifitseerida ja sa ei ole nagu vaimselt jätkusuutlik. Vot sellised lood on meil. Kuidas on see puu seotud meie kultuuriga? No puud elavad oma ette, et pigem meie kultuur peaks kohanduma nende puudega. See on ju vastavalt loodusele, kui emake maa on elus olend. Ja no minu kontseptsioon on selline, et maavarad on kusagil hästi sügavas organismis tema. Ja kui sa lähed neid surkima, see tähendab, et sa lähed nagu kirurgiloaga surkima neid. Ja puud on nagu karvkate. Et kui sul on karvkate, eks ju, sul juuksed peas välja ei lange, kiiritust pole saanud, siis nad on sul peas, eks ju. Ja sellised puud, mis on jätkusuutlikud, nad on nagu su peakarvad. Sa ju ei lähe vabatahtlikult või maha ajama, enne kui nad ise ei kukku sul välja. Et me võime neid kasutada ka mõistuse piires. Aga siin ei ole üldse mingit küsimust kasutamisest, kui võeti luba 500-le, iseasi, kes selle loa veel andis, 500 puu maha raiumisele, Nordecon või kes see siin ehitaja on, raius juba 700 ja siis nad räägivad muinasjuttu meile, et nad tahavad siin midagi ehitada just siia. Aga palun, nihutage oma teed natuke. See 1,5 miljonit ei ole selle 9 miljardiga mitte midagi. Niikuinii te maksate omadele jopedele üle 2 korda seda. 2 korda. No, minu arv... Ma ei ole teehitaja, eks ju, aga ma olen majandusarvestaja. Strateegiliselt marketingi spets, ütleme siis oma arust vähemalt. Ja ei ole vähe arvestanud, nii et minu andmete järgi see 2 kilomeetrit sillaga teed on 10 miljonit vähemalt, mitte 19 miljonit. Et keegi paneb see 9 miljonit tasku, aga võiks olla ju 10% kasu, mitte topeltkasu. Miks? Miks peab olema kellelgi topeltkasu? Me tahame siin rääkida, et me liigume Põhjamaade suunas, et kuidas Põhjamaades tegelikult asjad on nende arvestamistega? No norrakad on väga looduslähedane rahvas ja saamid, nendest ei saa üldse rääkida kui läänestunud ja aru ära kaotanud rahvastest. Ja islandlastest me võiksime eeskuju võtta. Väike rahvas, keskloodust, õnneks keegi sinna eriti ei roni, sellepärast see ongi näite, et ei saa lääne rahvad hakkama sellises kohas. Aga kahjuks, kui me vaatame nüüd urbanistlikku poolt, Rootsis, Stockholmi ja Malmöt ja Soomes Helsingit, siis sealt me juba näeme ära, et see on katastroof. Ja me ei saa sellest mööda vaadata, et mis toimub, et kuidas ostetakse tegelikult ühiskonnas aktiivseid põlisrahvuslasi ära, nagu Soomes, põlissoomlased, lihtsalt osteti ära. Lihtsalt, ja meil on see sama tendents, me ei saa nagu silma kinni panna. Et me peame lihtsalt hästi laiapõhjaliselt hakkama aktiviseerima oma ühiskonda just oma rahvuse, just oma juurte kontekstist. Ja siis me võime teisi ka aidata ja me võime neid teisi, kas või valgevenelasi, ukrainlasi, kas või süürlasi
me võime ka enda juurte juurde viia. Ainult nii me saamegi neid aidata. Mitte, et me mõtleme endale mingisuguse abstraktse kultuuri, mis on mingisuguse abstraktse paberiga seotud, mida trükitakse vahet pidamata ja millel ei ole mingit väärtust. Väärtus on inimeses sees ja väärtus on maas sees. See tuleb üles leida igal ühel. Kui see üles leida, siis võib see inimene täisväärtuslikult elada, kes selle üles leiab. Siis saab see maa täisväärtuslikult elada ja siis saab sellel maal mingisugune moodustis olema, mis seda ühiskonda ühendab loomulikul teel, looduslik. Ja et see kontseptsioon, see väikerahvaste, väikekultuuride kogukonna põhine kontseptsioon, et väärtus on see, mis on loodus, mis on sinu kliimavöötmes, sinu geograafilises asukohas, mis läheb sealt mõttena sellesse ringkonda laiali, mis on sul samas kliimavöötmes ja samas geograafilises kohas, aga seda ei saa eksportida mujale, kus on teised tingimused, aga me saame olla eeskuju, et elage nii, nagu teie saate elada enda loodusvarade varal, nii, et te neid ära ei raiska hästi kiiresti, vaid et te lihtsalt naudite neid enda kultuuri kohaselt. Minu nimi on Almar Glušek. Ma olen enda ülesandeks võtnud Eestimaa paljaks varastamise vastu võidelda.